Staari toob teieni Eesti suurim sõidukite kuulutus- ja tellimissüsteem mobile.ee. Järgmine mees, kes meil Staari rooli läheb, no ma ei tea, kui palju sind nägupidi Ahto teatakse. Ahto on minu kolleeg Uuna raadiost, igapäevaselt raadioeetris ja teinud mitukümmend aastat ka DJ-tööd. Kas praeguseks on sul nii-öelda nägu lisaks häälele ka tuttav või on ainult hääle peale mängitud? Pigem ainult hääl. Kõik tuttavad, kellega ma, ütleme, et esimene tutvus nagu tuleb ja kui häält ei ole teinud ja keegi ära ei tunne ja kui ma hääle nagu mängu panen, siis tunnevad ikka ära küll. Kui palju on inimesi Eestis, kes ei ole 90-ndate lõpus või siin selle 10 jooksul käinud peol, kus on DJ Ahto Kruusmann on DJ? On neid veel? Kui palju neid on või? Kui palju neid ei ole? Aga kui palju ei ole? Need üksikud tõenäoliselt. Võimalik jah, et sa paned täppi praegu. Kuule, aga räägime liiklusest. Ma tean, et DJ liigub öösiti, aga päeval sa oled ka ju aktiivne ja sõidad hästi palju rattaga. Mis sulle silma on jäänud meie liikluses ja küsida kohe jalgratturi poole pealt? Nüüd just sel kevadel ma olen selle peale hästi palju mõelnud ise. Ja hästi palju on nagu mõistlikke juhte tekkinud. Et kas on nüüd sellest, et inimesed on ise hakanud nagu hästi palju sporti tegema ja liiguvad, nagu, et ei ole tähtis, kas oled rulluiskudega, oled sa rattaga või sa jooksed või teed kepikõndi, et nähakse sind üpris palju ikkagi. Et on ka neid, kes sulle tuutu lasevad. Et neid selliseid kukkunuid on ikka palju tegelikult, aga trend liigub ikka sinna paremuse poole, et mulle nagu see meeldib ja sobib. Kas sul on mõni mõte, kui meil on 2000 ja pluss roolijoodikud päevas, keda ei püüta kinni, midagi väga ulmelist välja pakkuda, mida teha nende vähendamiseks? Ei, see ei ole ulmeline. Alles hiljuti ju räägiti, see nädal vist alles räägiti, et pannakse autodele külge sellised vidinad, mis siis teavitavad, kui sul läheb eest turvapadi lahti, et see annab sulle kohe signaali häirekeskusele, kus saadakse sinu autoga ühendust võtta. Mina arvan, et ainuke lahendus nagu on sellega see, et tehakse täpselt samasugune jälle mingi seadus. Öeldakse, et sellest hetkest peab olema igal autol alkomeetri peal. Kõik. Ilma selleta auto käima ei lähe. Kõik. Et muidugi on see variant, et võtad oma kaine sõbra, aga kui sul juba kaine sõber on võtta, siis miks sa ise pead rooli minema? On ju nii? On ju. Et kui sa oled üksi, siis sa ikkagi autot käima ei saa. Ei ole. Minut sai täis. Hoia. 2, 3, 4, 5. Nii, Ahto. Ma pean tunnistama, et ma ei taha televaatajal seda väga öelda, aga tegid mulle vähemalt ära. Minu aeg oli natuke üle 1,5 minuti, sinul 1.04. See on meestest üks tugevamaid. Ma tänan, aga ma arvan, et sul oli ka aega enne proovida siin. Või sa läksid ka kohe ma läksin ka julmalt peale, sest mulle ikka öeldi, et kui mina ise nagu teistest parem ei ole, siis ma ei tohi teisi sõimata, aga mulle meeldib ikkagi natuke mõnitada, aga sa tegid mulle ka üks ära jälle. Ma vaatan kaamerasse ütelnud, Ahto kotis mind ära täpselt nii nagu minu hea kolleeg Liina Randpere ja kui ma ei eksi, siis ka Kristel Aaslaid oli parem kui mina, nii et autosaate juht rokib täiega. Igatahes korralik alkomeeter. Aitüma. Ja uuendusena ka üks äge ingveri jook chilliga pimento, terve kast seda, me anname sulle praegu ühe pudeli kätte, härrad tulevad, annavad sulle veel terve kasti, nii et ma arvan, et Aitüma, maitseb või? Ehk maitseb. Alkoholivaba. On alkoholivaba.